Kas sa ikka veel kahtled selles, kas tulla rännaku veebiseminarile või mitte? Meil on tulnud sisse mitmeid kirju just sellesama kahtlusega, mis võib-olla ka sinus sees on, et kuidas see ikkagi üles ehitatud on ja kuidas on ikkagi võimalik veebis teha sellist sügavat teekonda läbi. Ja lisaks veel on tulnud sisse ka küsimused, et kuidas, et ma kardan ikkagi seda paarist tööd ja ma ikkagi tahaksin professionaaliga tööd teha ja et ma tunnen, et mulle see paarist töö variant ikkagi ei sobi ja teise osalejaga ja siis veel see, et ma ikkagi ei ole valmis paljastama või rääkima võõrastele inimestele oma isiklikust elust ja miks ma seal seminaril olen ja et see kõik tundub natukene ebamugav ja ohtlik ja ma pigem ei tahaks tulla. Ja nendele küsimustele ma tahan selle väikse videokesega sulle ka vastuse anda, kui sinuski sees on need kahtlused. Nimelt, veebiseminar on üles ehitatud üks-ühele sellele, mis ta oleks saalis. Kõik need protsessitööd, mida me seal teeme, on sarnased sellele. Me saame seda teha sellepärast, et täna on tehnika, see Zoomi keskkond üles ehitatud sellisel, et kõiki asju on võimalik teha täpselt samamoodi, nagu seda sa teeksid saaliseminaril. Isegi osade inimeste jaoks, kes on varasemalt osalenud, see tagasiside on olnud see, et pigem on seda just mõnus teha mingis oma mõnusas ruumis, et sa ei ole seal mitmesaja inimesega saalis, istu pikad päevad tooli peal, kus võib-olla see temperatuur ei ole sinu jaoks õige, võib-olla seal ei ole piisavalt hapnikku sinu jaoks, me ei saa kõike kogu aeg alati tagada, või siis on seal mingid lõhnad, siis on teiste inimeste hääled, helid kõrval, paaris töötegijad räägivad liiga valjusti ja nii edasi ja nii edasi ja edasi. Et kõik need sellised nii-öelda ärritajad on sinu jaoks veebiseminari näol täiesti kadunud. Sa oled seal seminaril justkui nagu üks-ühele selle koolitajaga, üks-ühele Brandoniga, üks-ühele minuga, üks-ühele oma siis selle partneriga, kellega sa neid protsesse harjutad. Nii et see on palju intiimsem ja teatud mõttes meie ego kaitsemehhanismid, mis siis võivad olla need, mis tegelikult takistavad sul sinna seminarile tulemast ja mis takistavad seal protsessides võib-olla läbiminemas, takistusi võivad tekitada. On nüüd selle paari aasta jooksul, mil me oleme ainult veebis neid koolitusi teinud, tulnud tagasisidet seda, et need kaitseid on justkui nagu vähem, ehk protsessid lähevad justkui lihtsamalt, mitte küll alati, aga väga tihti, pigem on tendents sellele, et kaitsestrateegiad on vähem, sest sa oled oma kodus võib-olla, oma maakodus, võib-olla mõnes hotellitoas, kus sa teed ja seal sa nagu tunned, et sa oled üksi ja siis see läbi veebi tundub turvalisem sinu siis nendele egotasanditele. Nii et see veebiseminar tegelikult on sama sügav või isegi sügavam kui see, mida sa saalis võid kogeda. Nii et kui see on sinu takistuseks, siis ma võin sulle kinnitada, et see on väga hoitud ruum. Meil on samamoodi suur tiim rännakupraktikuid seal kohal, kes on kõik professionaalid, kes on seda aastaid seda tööd teinud ja saavad ükskõik mis ebaselgus või takistus seal on, sulle seal toeks olla. Kui on paaris tööaeg, siis teid pannakse nendesse pisikestesse virtuaalsetesse privaatsetesse ruumidesse, kus sa oledki siis selle teise osalejaga koos ja teete läbi siis seda rännaku harjutust, mis on sulle paberi peale kirjutatud ja eelnevalt puuspunaseks ette see juhendus on läbi, me oleme harjutanud selle, et ei ole mitte midagi sellist, mida sa, mis ma nüüd siin tegema pead. Sa oled kõik selle läbi harjutanud ja sa pead lihtsalt seda maha lugema ja harjutama. Ja kui sul tekibki mingisugune arusaamatus, segadus või su kaaslane kuidagi tunneb, et midagi tal ei sobi, siis seal on ekraani peal on see nupuke, tõsta oma käsi ja kohe, kui sa oma käe tõstad, tuleb sinna rännakupraktik ja aitab sind nii, nagu sul on vaja, et sellest kohast läbi minna, et luua selgust ja et see protsess sujuks sinu jaoks. Nii et ka selles kohas, kui peaks mingisugune arusaamatus tekkima, on igakülgne toetus ja abi seal kogu aeg olemas, mis on hästi-hästi tore. Ja ühesõnaga see on siis see veebiformaadi küsimus, samamoodi tõlke küsimus, et see tuleb
üdini eestikeelne. Brandoni osad on tõlgitud siis eesti keelde ja neid, kes inglise keelt ei valda või kes eelistaksid eesti keeles kuulda, saavad valida selle tõlkekanali ja kuulata sealt siis eesti keeles ka tema õpetusi. Nii et kõik on algusest lõpus eestikeelne, eestimeelne. Nii, nüüd huvitavad, mis asjad veel välja tuua on hirmud. Et meil on kirjutatud ka selliseid kirju, kus inimene on pigem, kui ma mainin seda paaristööd, mida ma just siin mainisin, tekib, et mina küll mingit paaristööd kellegiga teha ei taha, et ma tahan ikkagi terapeudiga tööd teha ja individuaalselt ja et minul on professionaalne abi. See rännakuseminar ongi professionaalne ruum, mis annab sulle tööriistad, et kui sa sealt seminarilt ära lähed, et sa oskaksid neid ise kasutada nii enda peal, kui toetada ka oma lähedasi. See ongi seminari nagu see mõte või idee, et sa saad ennast väestada sellega, et sul on need oskused, et sina saad pärast rännaku kogukonnast leida endale sõpru, kellega protsesse vahetada, kellega jätkata seda tööd edasi, anda seda tööd edasi oma lastele, oma kaaslastele, oma lähedastele, sõpradele. See seminari mõte ongi see, et sa õpid seda ise kasutama ja ainukene viis, kuidas me saame seda ise kasutama õppida, on see, et me teeme ise neid harjutusi läbi koos teise samas positsioonis oleva inimesega. Teeme neid vigu seal, kutsume abi, küsime, et kuidas see siis on. Ma ei saa siin aru, mida ma tegema pean. Mul on hirm, mul on ta. Kõik need kohad, kus meil tekib see kokkutõmbumine, et ma ei tea, kas ma saan sellega hakkama. Et elus on ju meil ka nii palju neid kohti, kus meil on ma kardan, et ma ei saa sellega hakkama. Kas see on see, mis paneb sind ütlema ei asjadele? Kui jaa, siis ma ütlen sulle, tule sinna seminarile. See on võimalus läbi minna nendest kohtadest, kus sa nii-öelda nagu ei ole elusse kaasatud, kus sa pigem ei tee, sest sa kardad, et sa ei saa hakkama sellega, et sul on hirm. Rännak ongi see, kus me õpime läbi minema oma hirmust ja avastame seda oma väge, oma seda jõudu, seda julgust enda sees. Ja see juhtub ainult siis, kui me sukeldame pea ees sinna, kuhu me kõige vähem tahaksime vaadata. ja siis üks küsimus veel, mis tuli sisse, oli, ma ei taha tulla, sest ma kardan, et ma pean seal hakkama oma isiklikke asju jagama teiste inimestega. See ei ole rännak. Rännak ei ole lugude rääkimine. Rännak ei ole oma elu detailide jagamine. Ja sellel 3-päevasel seminaril sa ei pea jagama enda isiklikke elu detaile. Sa ei pea jagama oma partneriga, sa ei pea jagama üheski harjutuses seal oma elu isiklikke detaile. Kui te lähete paaris töösse, siis sa ütled ainult selle, mis on võib-olla su taotlus, mida sa lahendada tahad. Aga sa ei pea minema detailidesse, üksikasjadesse, mis seal täpselt on või midagi. Sa paned oma silmad kinni ja läbi juhenduse sa lihtsalt võib-olla jagad seda, mida sa parajasti tunned. Ja kui tuleb üles mingisugune mälestus, siis sa saad selle mälestuse niimoodi läbi rääkida just tunde tasandilt. Sul ei ole vaja minna detailidesse, et muga juhtus see lugu, Et mingid selliseid asju seal ei tule. Jah, meil on mitu kohta, kus on nii-öelda see satsangiruum, see jagamise ruum, kus need inimesed, kes tunnevad, et neil on vaja jagada, kus nad tunnevad, et nad tahavad oma seda kogemust jagada, mis neil sellest seminarist on olnud või mis nende elust see õpetus läbi selle rännaku siis on tulnud, siis see võimalus on, aga ainult neil, kes seda soovivad teha. Nii et sa ei pea üldse muretsema selle pärast, et sa pead selle enda elu isiklikke detaile jagama. Ei, vastupidi, rännak on selleks, et me lõpuks astuksime välja nendest lugudest, miks me oleme siin, vaid kogeksime, mis on see, mis on siis nende lugude all, mida ma siin tunnen, mis on loonud selle olukorra, et mul sellised lood elus on. Nii et selle video mõte oligi nagu kuidagi maandada neid hirme, mis võiksid olla seoses seminariga, kui need on põhjused, mis sind takistavad, siis ma ütlen, tule sinna, sa ei kahetse seda, sellepärast, et sa saad aru, et kõik nende meeleloodud takistuste taga on tegelikult suur jõud, suur rahu, armastus, mis on osa sinust, et tuleb lihtsalt need kihid maha võtta ja seda me sellel 3 päeval kindlasti teeme.